Tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevustest taksonduses. Sõbrad, nii juhtub siis, kui sa magad kõik ajad maha, mis on soodsad taksosõiduks ja ärkad kell 10, ma ei teagi, hommikul või lõuna ajal juba. Ja siis, sõbrad, peab hakkama foodi sõitma. Nii ka juhtus minuga ja täna ma näitangi teile, kas on midagi muutunud selle foodis või ei ole, kas üldse tuleb tellimusi või ei tule. Ja lisaks proovin ka vastata mõnedele küsimustele, mis on tekkinud erinevatel videode all. Nii et kui see pakub teile huvi, siis ühinege minuga ja me alustame. Nii, saime esimese tellimuse ja Sofia tahab süüa saada sütiste T35, aga korrusega on kõik korras, aga korteriga ma ei tea, mis korteris ta elab, nii et on suht keeruline, nii et proovime talle helistada üks hetk, vaatame, mis siin nii, proovime talle helistada. Ja, tervist. Tere. Helistan Bolt Foodist. Teil on 9 korrus märgitud, aga mis korter? 107. 107, see on selge. Kohe tuleb söök. Jah, ja, palun nägemist. Nii, sõbrad, vastan siis teie küsimustele. Üks küsimusi, millest ma olen üritanud kogu aeg ära viilida ja ei ole tahtnud vastata, on seotud siis Renault Clioga ehk siis Kökatsiga. Et kus on Kökats, mis on Kökatsiga ja millal tuleb uus video. Sõbrad, video tuleb, aga hetkel mul puudub lihtsalt koht, kus seda teha. Oli mul üks partner, kaaslane, kellel oli oma remondiruumid ja mul oli plaanis seal seda kõik teostada. Aga teatud põhjustel neil äri käima ei läinud ja seega kahjuks ka minul puudub praegu hetkel see ruum. Nii et jah, sõbrad, sellega kahjuks on niimoodi, et Kökats tuleb nüüd kevade poole, kui läheb natuke soojemaks ja teatud asjad, mis mul plaanis on Kökatsiga, ma saan teha lihtsalt õues. Nii et tuleb varuda natuke kannatust. Nii, no sain ühe pikema sõidu ka siit mis ta siis oli McDonaldsist Nõmmele, üks 5-eurone ots tuli. Nii, et see on võimalik tööd teha küll, kui ei valid. Vähem lühikesi, rohkem pikemaid otsi teha. Ja kõik on päris okei siis. Huvitava reisk. See otsemärk on tupik. Ja ma arvan, et nad on kohe väga tõsiselt vihjanud sellele, et seal on tupik. Nendest tükkidest küll üle ei ole võimalik sõita. Vaatame, kas teeb häält ka auto. Oi, bled. Ei olnud kõige hullem. Jah, nii et sai ka pikema sõidu, nii et siin hetkel pole ühtegi tellimust tulnud, nii et liigun vaikselt tagasi sinna Mustamäe kanti. Nii, järgmine kommentaar siis. Hood Gangster küsis või tegi mulle ettepaneku, et pane iga pühapäev video kas või 2-3 korda päevast või 2-3 päevast, et saaks teada, palju saab teenida. Kahjuks ma pean ütlema, et taksondus ei ole minu põhitöö. See on pigem hobi ja mõnikord ongi niimoodi, et ma saan sõita nädalas 1 päeva ainult. Või siis äärmisel juhul 2. Lisaks on vaja veel leida aega
et tegeleda oma asjadega, oma pereeluga, oma isikliku eluga. Nii et kui mul võimalus tekib, muidugi ma teen selliseid kokkuvõtteid või mitme päeva videosid, aga kahjuks ei ole alati võimalik. Nii, veel üks pikem ots sai tehtud. No, mis ta pikem oli, mingi 3,5 kilomeetrit, aga foodi mõistes on see pikem. Ehk siis magistraali pagaripoisid siia Trummi 23. Teeme siis mingid mõnusaid pirukaid. Ma arvan, et vaatame, palju see siis reaalselt ka maksma läks. Nii, vaatame kohe, mis see toomine maksis. 4,84. Jämedalt öeldes viiekas. Siin ma söögikohtasid ei tea, nii et ikka liigume Mustamäele tagasi. Järgmine kommentaar. Küsimus. Miks Bolti ei sõida? Martin ütles, et 6 kilo kätte pole probleem. Siin koha peal ma ütlen teile, et esiteks ärge kõike uskuge, mida kuskil loete. Teiseks, teoreetiliselt mingil moel, kui hästi jopab, on võimalik 6 kilo teenida, aga see on mustalt. Ehk siis mina maksan umbes 50% kogu tulust ära. Nii et arvestage, et 3 kilo jääb kätte. Sinna ma sisse ei arvesta tegelikult autoremonti. Et ainult maksud ja kütus. See on see, mis ma arvestan 50%. Mina lihtsalt ei oska arvestada, kui palju on autoamortisatsioon. Tänu sellele ma seda ei sisestagi. No nii, sõbrad, olen juba jõudnud koju ja mis tulemused siis on? Töötasin ma 3 tundi ja nagu igal pool on ka väidetud, siis tavaline 10 eurot ikka kätte tuli. 3 tundi 29,31 on täna teenitud 7 tellimust. Nii et sõbrad, kütus maha kilomeetrilt on see umbes 30 kilomeetrit, võib-olla ei ole 30. Ma arvan, et jah, las olla 30. Nii et 30 kilomeetrit, see läheb maksma. No mis ta läheb siis, 4-5 eurot läheb maksma praegust kütuse hindade juures. Nii et sõbrad, jah, võt selline tulemus tuli. Nii et kui teile kõik meeldis, pange like, pange subscribe, ma ikkagi üritan veel 1000 inimest täis saada. Ja sõbrad, järgmise kohtumiseni.